Ühvu leidis tegelikult esimesena meie kõige vanem laps, kes otsustas vahetusaastale minna, mis jumala eest mulle küll ei meeldinud. Mingi 15-aastane laps läheb aastaks ära. No, täitsa jabur mõte. Ja lõpuks see jabur mõte sai teoks. Kui ta teoks oli saanud, siis jaburast sai väga kihvt asi. Siis tuli laps tagasi ja õnnetus, ta hakkas vabatahtlikuks. Edasi läks asjad niimoodi vaikselt oma rada. Mõni aasta hiljem siis otsustas Martin minna vahetusaastale. Ja selle käigus siis saime meiega endale vahetusõpilase välismaalt. Istus kogu aeg diivanil, silmad särasid ja tahtis suhelda. Õnneks ta ei osanud ühtegi keelt peale portugali keele. No, tal olid mõned sõnad ka ingliskeelsed. No, ma olin absoluutselt vääriline suhtluspartner, sest mina oskasin täitsa vabalt eesti keelt ja teadsin ka 3-4 sõna ingliskeelt. Ja siis Agabi küsis, et millega teil köetakse? No, ma tahtsin laiemalt valgustada, rääkisin igasuguste erinevate asjadega, et meil on siin gaasiküte ja elektriküte ja meie kütame sinna pelletiga. Ja et asi oleks täielik, tahtsin ma öelda ka, et naabrid näiteks kütavad õliga. Ja sel hetkel tuli täielik plokk ette. Mul lihtsalt ei tulnud meelde, kuidas õli on inglise keeles. Ja siis, kuna me parasjagu köögis vadistasime, siis ma võtsin kapist toiduõlipudeli ja näitasin Agabile, et kütame õliga. Ta oli tükk aega vait, vaatas mind kummaliselt ja siis küsis, kas tõesti Eestis köetakse plastikuga? Ma ei ole kokku arvutanud, palju meil neid siit aegade jooksul läbi on käinud, et 2 last me peame kes on meil päris ametlikult lepinguga olnud vahetusõpilased, olid Agabi ja Jan. No Jensi me loeme ka nagu enda lapseks, sest tema oli meil siuke nädalavahetuse laps ja siis, kui ta Eestis õppima tuli ja kõike muud asju. Eks me natuke loeme osasid lapsi, kellel ma olen olnud tugisik, on ka kuidagi nagu muutunud meie pere lapseks, et Elisa oli selline ja ka Eduardoga tekkis selline väga hea suhe, kes on nagu natuke enda omad ka sellest vahetusaastast. Aga ma arvan, et need on üle 10, kes on siin niisuguseid lühiajaliselt elanud. Aga kokkuvõttes ta paneb sind ju hästi palju kordi uude olukorda, kus sa näed kogu oma peret natuke uues valguses. Sest iga kord, kui tuleb majja uus inimene, käib väike selline rollimäng, kus kõik natuke mängivad omi kohti ümber, positsioneerivad enda olemise perekonnas. Et alati see, et ei, meil ei ole siin mingisuguseid kindlaid kohti, võite istuda seal, kus te just tahate. Aga muidu mina olen harjunud siin istuma ja Andreas istub tavaliselt siin, Mari-Liis ja Martin istub siin, aga muidu meil on kõik kohad absoluutselt vabad. Et harjud võib-olla ise ka enda elu pisut õpid enda elu kõrvalt vaatama. Et kuidas näeb uksest sisse astunud inimene sind. Ja kui tekib see hea kontakt, siis tegelikult ta ikka jagab seda ka mõnuga, kuidas tema sind näeb ja reeglina on see ikka tõeliselt mõnus ja naljakas tagasiside, sest vähemalt minu kogemus on selline, et